Ja siit jälle elu Coca-Coolist. Tänase tunni nimi on mäng. Mis on mäng? Liila. Sanskriti keeles. Liila siis tähendab seda, et vaata ikka kaamera kui nii, siis on nagu kole lõualott, aga nii on selline ilus sale noormees. Et liila on siis mäng Jumala pühendunute vahel. Või üldse kõik tegevused, kus siis pärast neid tegevusi, mõnusaid mänge, suhtlusi, sentimenti ja tunde, seiklusi, tegevusi, kiindumus üksteise suhtes, siis Jumala pühendunud suhtes või üldse peaks suurenema. Ehk siis armastuse aspekt peaks suurenema. Materiaalses maailmas on ka mäng. See on nagu karmamäng, aga huvitav, et inimesed nagu ei saa aru, et kuidas, et ma ei tahtnud ju, kõik on ju head inimesed, ma ei tahtnud ju kunagi halba. Aga juba läheb mingi reaktsioon kuni sõdadeni ja kohtuskäimisteni ja ma ei tea, solvumised, tapmised, kriitika, kõik, et läheb nagu, see on nagu mäng, aga huvitav, et see mäng on niimoodi, et inimestel pärast on pettuvus ja kiindumuse suureneb, vaid väheneb üldse, siis lõpuks on need vanasõnad, et pärast seda, kui mul on koer, ma inimestega ei taha üldse suhelda, eks ju, ma saan aru, selles mõttes jah, ühesõnaga saavad aru küll kõik sellest. Kutsume siis iseennast ja kõiki siis tõelisse armastuse, spirituaalsesse liilasse mängu, kus tegevus on omakosa püüdmatu, looduse ja Jumala seadustega kooskõlas, neid tuleb natuke õppida ja praktiseerida, sambanda kian, eks ju, kuidas süsteem toimib, öeldakse, et algus on vaja põhitõdedele nagu pihta saada läbi vedade, eks ju, siis Bhagavad Gita seletab põhielu reeglid seal. Ja siis see mäng on selline, et ükskõik mis juhtub, seal mängus on ka ahastus, kurbus, üksindus, kõik, aga pärast seda sul suureneb kiindumus, elu, armastuse, Jumala ja kõikide elusunnete vastu. See on tõeline nagu hingemäng.